Lõpp. Iga lõpp on millegi lõpp ja millegi uue algus. Ja teie kooli lõpp on teie uue elu algus, mis algab pärast seda kooli lõppu. See algas nüüd, see hakkab varsti, ma ei tea, millal see video tuleb. Ja ma loodan, et teil see uus algus on sama lahe kui see lõpp. Sest lõpud on ka lahedad ja algused on tihti hoopis rasked. Ja seetõttu on tegelikult kurb sündmus täna või millalgi tulemus. Need kõik on hästi kurb tegelikult. Mul on hästi kurb, et ära lähete, siis ma olen hästi õnnelik, et on läbi kõik. Edu. Olge uudishimulikud, julged ja jääge alati iseendaks. Teie parimad peatükid on veel alles ees. Armsad G3 õpilased, aitäh, et te 3 aastat tagasi otsustasite just meie armsa Torgi oma kooliks valida. Te jääte alatiseks minu päris esimesteks õpilasteks, nii et mul on hea meel, et me saime üheskoos teie gümnaasiumiteed 3 aastat käia. Ma loodan, et te tulevikus otsustate minna mõnele väärtmuusika kontserdile siiski ja mine tea, äkki kohtume seal. Ma soovin teile edasiseks eluks palju õnne, palju rõõmu ja kõikide soovide täitumist. Esimene asi. Teelagu. Cheers. Ma arvan, et ma soovin, et teil oleks väga tore ja lõbus suvi, et te saaksite sisse igale poole, kuhu te tahate saada ja kui te ei saa, siis et te läheksite maailma ringi ja reisiksite ja naudiksite ja avastaksite. Ja kõik. Head G3 õpilased, kohe olete te ühe sammu võrra lähemal sellele, et liikuda oma kõige pöörasemate unistuste suunas. Ja minu soovitus on hinnata just neid hetki, kui asjad ei lähe täpselt nii, nagu nad peavad minema, sest sellest sünnivad kõige paremad õppetunnid. Ja julge astuda oma mugavussoonist välja, et teha vigu, sest vigadest sa tõesti õpid kõige paremini ja saad paremaks inimeseks läbi selle. Torgis olete te saanud korraliku kooliga selles osas, et kuidas muutustega toime tulla. Nii et ma usun, et elu sellised väljakutsed on teile köki-möki. Ja ma eesti keele õpetajana ütleks seda ka, et julgege oma arvamust avaldada, et jagage mõtteid, mis teil on, et teid kuuldaks ja et teie saaksite ise oma sellist keskkonda kujundada ja anda oma panuse ka sellele, et ühiskond saaks paremaks. Kallis G3, soovin sulle julgust märgata iseennast, kuulata oma südame häält, julgust usaldada elu. Tuleb see, mis tulema peab. Ja kui oled millegiga rahulolematu, siis julgust ka vaadata peeglisse ja teha otsuseid, mis siis tunduvad sulle need kõige õigemad. Kui elu toob sulle natuke raskemaid hetki, siis püüa ka seal leida helgeid momente ja rõõmu pisikestes asjades. Et nii sa jaksad ja jõuad edasi. Jõudu sulle ja ägedaid seiklusi ja rõõmsaid hetki. No nii, kallad, meie esimesed nunnupallid. Kust ma alustan ja millega ma lõpetan, seda ei tea mina ja ei tea sina ja ei tea keegi, sest mida me üldse teame. Tegelikult me teame väga paljusid asju ja me teame teid. Ütlen ausalt, ma võin vahepeal teie nimesid sassi ajada, aga teie nunnupallid, ma tean teid kõiki. Keda ma võib-olla nii palju isiklikult ei tea, siis ikkagi ma tean sind. Ma tean, et sa oled meie kooli õpilane, sa oled meie kooli esimese lennu õpilane, kes on lihtsalt läbi elanud, me teame väga palju, aga see on olnud kõik väga-väga oluline sinu inimeseks kasvamisel. Isegi kui siin oli palju kaost, siis
teadke, et kõik inimesed, kes siin on olnud koos teiega, me megalt hoolime teist ja ilma teieta me ei oleks tahtnud seda teha, sellepärast et me ei teinud seda kooli iseendale, me tegime seda teile. Ausalt öeldes pole vahet, mida ma teile ütlen, sest et pärast, kui see video on valmis, siis ma ikka mõtlen, et ma oleksin võinud midagi muud öelda. Lihtsalt te peate teadma, et me megalt hoolime teist ja me väga usume, et teist saavad ühed väga ägedad inimesed, sest te juba olete ägedad inimesed ja tänu sellele, mida te olete siin läbi elanud, nii võib-olla dramaatilist ja traumeerivat, mida te arvate, et on olnud, siis tegelikult ka kõik need ebamugavad olukorrad ja kõik lahedad olukorrad kindlasti on kujundanud teid inimestena ja inimeseks linnas, kes enese väljendab end linnaruumis. Hea gümnaasiumi lõpetaja. Kindlasti kuulad sa hästi palju praegu seda juttu, et see ei ole lõpp, vaid see on alles algus. Või et nüüd on kõik teed sulle lahti ja muud sellised klišeed. Neid mina korrata ei taha. Mida ma sinule aga täiesti südames tahan öelda, mida ma loodan, et või soovin, et keegi oleks minule öelnud siis, kui ma gümnaasiumi lõpetasin umbes 150 aastat tagasi, on see, et tee neid valikuid, mida sina päriselt tahad teha. See, mida sinu süda ütleb, et mida sina võiksid nüüd edasi teha. Mitte ükski valik, mis sa teed, ei seo sind millegagi nüüd kuni surmani välja või et ükski valik pole tagasipöördumatu. Et proovi läbi need asjad, mida sina päriselt teha tahad edasi. Ja vahel juhtub ka see, et sa arvad, et sa tahad midagi, aga kui see on käes, siis selgub, et see pole ikkagi päris see. Aga ka eitav vastus on positiivne vastus. Et sa saad teada enda kohta midagi, mida sa varem ei teadnud, õpid ennast ja maailma paremini tundma. Ja alati on kindlam teha valik selle järgi, mida süda tahab ja mis tundub olevat praegu see kõige õigem, parem ja toredam asi, mida teha. Nii et tee seda, mida sina tahad teha. Mitte seda, mida sõbrad tahavad, vanemad tahavad, ühiskond tahab, kes iganes tahab. Tee seda, mida sina tahad teha. Ühesõnaga, alati on väga tore vaadata, kuidas klassid arenevad, on ju. Et mul on olnud väga suur rõõm õpetada kõiki klasse. Vaadata, kuidas nad on muutunud aegade jooksul, kuidas nad on väga hea, kas seda oli näha? Super. Mida sina kõige kolmele soovitad? Ma ei tea, lugege raamatuid. Kasutage sõnaveebi, kui te hätta jääte. Ja üleüldiselt ma arvan, et tasub normaalne inimene ka olla. Ja kui on mingi mure, siis ma ei tea, kirjutage. Me ilmselt oleme siin. Jaa, väga hea. Väga hea, aitäh sulle selle küsimuse eest. See küsimus sulle. On väga hea. Väga hea. Ja mina ütleks nii palju, et kui ma nüüd nagu kõlaks kokku sellega, mis sina ütlesid, on ju, väga lihtne loogiline asi tõesti öelda, et ärge olge jobud. Ja tegelikult tihti ei ole rohkem vaja. Ärge lihtsalt olge jobud. Proovige mitte jobud olla. Suurepärane mõte. Aga veel, nagu laulis Mari Kalkun, mis küll on elu, vaid unenägu see. Ehk tegelikult teie ees nüüd kogu ülejäänud elu on üks väga suur müsteerium, mis vajab lahendamist. Teile võib tunduda, et see on lihtne, teile võib tunduda, et see on raske, see on täpselt see, mis teile tundub. Universum ja elu reageerib sellele, millised teie olete. Nii et otsustage olla, ma soovitaks pigem head. Väärt sõnad. Armas G3D, sa oled täiesti imeline, sa oled tark, sa oled kohal, sa märkad teisi enda ümber, sa küsid küsimusi ja sa oled nii abivalmis, et mul ei ole mitte mingit kahtlust, et sa saad elus väga hästi hakkama. Ma soovin sulle julgust olla see, kes sa päriselt oled, julgust kuulata seda sisemist häält, mis mõnikord on võib-olla natuke
ebaloogiline isegi või ebamugav. ma soovin sulle kergust, et sa saaksid minna sinna, kus on just sulle kõige parem. ma soovin sulle seda, et su ümber oleksid inimesed, kes sind hoiavad ja et sul endal oleks kedagi, keda hoida. ja ma soovin sulle seda jätkuvat uudishimu, et edasi õppida ja areneda terve elu jooksul. aitäh, et sa oled täpselt selline, nagu sa oled. maailm täiega veab. Armas G3, teie olite minu esimesed õpilased, keda ma gümnaasiumis õpetasin ja ma võin öelda, et te jääte alatiseks mu südamesse. Ja ma loodan, et meie, kes me teid ka gümnaasiumis 10. õpetasime või 11. jääme ka teie südamesse. Aga tegelikult ma tahan öelda seda, et nüüd hakkab päris elu, kõige põnevam aeg. Ja ma loodan, et te võtate kaasa selle entusiasmi, mida meie kandsime südames, kui me teid õpetasime. Ja ma olen väga kindel, et te saate väga hästi hakkama ja tal läheb kõik väga hästi, olenemata sellest, mida te edasi kavatsete teha. Aga see entusiasm ja huvi asjade vastu, see on kõige tähtsam ja ma soovin, et see ei jääks teile pikkadeks aastateks südamesse, sest teie jääte meile kindlasti südamesse. Nagu ma ütlesin, te olete meil esimesed ja olete meile väga-väga armsad. Ma soovin teile kõike paremat. Aitäh! Armsad G3 õpilased, mina tahaksin teile teie edasisse ellu anda kaasa 4 mõtet. Esimene mõte on selline, et kindlasti õppige tundma iseennast. Saage aru, mis teile meeldib, mis on teie tugevused, milliste asjadega peate rohkem tegelema. See on teie elu väga suur väärtus. Teine mõte on kindlasti see, et ärge alahinnake õppimist. Te teate, et õppimine ei toimu ainult klassiruumis, ehk siis võtke vastu kõik, mis elul on teile pakkuda ja üritage kõigest leida õppimiskohti. Kolmas asi on see, et kindlasti väärtustage ja hinnake neid inimesi, kes on teie ümber ja pange tähele, kes on teie ümber siis, kui teil on väga raske. Ja viimane mõte on see, et teil on aega küll, ärge kiirustage, ärge võrrelge ennast kellegagi. Minge rahulikult omas tempos ja proovige seeläbi jääda headeks inimesteks. Soovin G3-le sama, mida ma olen juba soovinud oma armsatele saksa keele õppijatele. Kraft für alles, was kommt. Ehk jõudu kõigeks, mis tuleb. Ja tuleb igasuguseid asju ja palju. Ja jõudu teile kõigega toime tulemiseks. Armas Torgi esimene lend. Te olete mulle väga sügavale südamesse pugenud ja seda videot tehes praegu ma muutun ka natukene emotsionaalseks. Ma annaksin omalt poolt teile kaasa lihtsalt mingi sellise mõtte, mis minuga elus kaasas käib või kuidagi viimasel ajal on eriti palju käinud. Ja selleks on see, et asjad ei ole mitte kunagi mustvalged. See tähendab seda, et kui sulle mõnikord tundub, et keegi on sinu vastu näiteks väga ebaõiglane või midagi juhtub teistmoodi sellest, kui sa oleks oodanud, siis üldiselt seal taga on mingi põhjus, mingi põhjendus ja selleks, et seda näha, sa pead kasutama oma empaatiat. Mõtle, mis on need põhjused, miks keegi teine võis käituda nii, nagu ta käitus, mitte ta ei käitunud nii, nagu sina ootasid. Ja see võib sind aidata sinu nagu enesetunnet teha kergemaks. Just see, kui sa üritad kedagi teist mõista. Ma arvan, see on väga oluline asi, mida meeles pidada. Ja ma jään teid väga igatsema. Tulge palun meile külla. Ma soovin teile kõige paremat ja kõrget lendu. Nii, kallis G3, nüüd olete koolitee lõpetanud või kohe lõpetate ja peaks teile midagi ilusat soovima, mida ma teile soovin. Ma soovin teile esimese asjana muidugi tulevases elus rahu ja armastust ja et oleks enamjaolt mõnus olla.
aga ma mõtlen, et võib-olla niimoodi puhast rahu soovida ei sobi, sellepärast et puhas rahu, noh, selleni jõudmine on pikk ja raske ja võib-olla pidev puhas rahu mõjub lõpuks väga kurnavalt, seega ma soovin teile natukene segadust ja natukene sellist seiklust ja hullu armastust sinna sekka ka. Ja ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, miks ma seda teile üldse soovin, see juttu võiks soovida muidugi absoluutselt igaühele, aga teie muutusite mulle selle 2 aastaga kohutavalt armsaks ja see on väga naljakas, näiteks ühte klassi või ühte rühma teie hulgast ma õpetasin ainult 1 aasta ja tunnistan, et pärast, kui sain teada, et teid ei saa enam edasi õpetada, et tuleb hoopis teine õpetaja, kes võtab selle rühma, noh, ma ise tahtsin ju koormust vähendada ja nii edasi, siis ma tunnistan, et ma tegelikult mitte päevi, mitte nädalaid, võib-olla isegi 1 kuu või 2, ma mõtlesin sellele, et ma olen täiesti nukker, et ma teid rohkem ei näe. Ja tegelikult selle rühmaga, kellega ma siis olin nii-öelda 2 aastat, siis tegelikult tunded on täpselt samad. Et ma arvan, et ma päris mõnda aega jään teie peale mõtlema ja päris sooja sõnaga ja sooja südamega. Loodan, et mitte sooja peaga, aga jaa, olite mulle armsad ja jääte mulle armsaks ja olge elus siis sama armsad edasi ka teistele inimestele. Ja tehke pulli ka. Kallid G3 õpilased, veel mõned minutid veel, et te olete õpilase staatuses. Varsti te olete hoopis torgi vilistlased. Te olete torgi esimesed vilistlased. Mul on kahju, et ma ei jõudnud teiega väga hästi tuttavaks saada, aga ma olen kindel, et torg andis teile kõike, mida te tulevikuks vajate. Oskus teha valikuid, olla maailmale avatud, olla avatud kõigile, mis sulle pakutakse, olla valmis seda võtma, oskus teha valikuid ja nii see kõik aitab teid tulevikus. Tegelikult praegu see etapp, mis te gümnaasiumis läbisite, see on veel kõige lihtsam, mida te siiamaani olete kogenud. Ees on väga palju väljakutseid, aga te kindlasti saate nendega väga hästi hakkama. Ja mul on hea meel, et meie kooli vilistlased ongi sellised, nagu te olete. Suur aitäh teile, kallid G3 õpilased. Aga Kaarel, see G3 lõpetamine on nagu sinu G3 lõpetamine ka põhimõtteliselt. Mida sa ootad nüüd tulevikult? No ma arvan, et ma ootangi seda, kus ma saan hakata nägema neid inimesi väljaspool kooli ja mida nad teevad oma eluga ja kus nad on, kuhu nad jõuavad, mida nad tahavad teha. Muidugi ei ole ju igaühega neis kontaktis ja tihti on nagu, ma ei hakka tänava peal ka võib-olla teretades küsima, et noh, kuidas sinul siis nüüd elus kõigega läheb ja millised on olnud tagasilöögid ja kuidas sa oled neist õppinud? Kuigi ma tegelikult võiks küsida. Aga seda on tore. Jah, selle peale on tore mõelda, kuidas inimesed lähevad oma eluteele ja kuidas nad võib-olla siis, mis on väga huvitav on see, et kui ma mõtlen nagu enda klassikaaslaste peale gümnaasiumist, et nagu mõned teevad ju absoluutselt mingit täiesti umbluu asja, millest tol hetkel ei olnud nagu mingit aimu, et kuhu keegi võib jõuda. Seda ootan näha neist. Jälgime teid.